Armu teile ja rahu Jumalalt, me Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks on meile antud kirja koht Efesuse kirja 2. peatüki 19. ja kuni 22. salm. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Aamen. Käisin ükskord sooviga oma koduseinale kunsti leida ühe kunstniku ateljees, tema maalia vaatamas. Ja valisingi sealt ühe maali välja. Ja siis tema ütles, et see on mul selline ammu maalitud, siis ma veel väga hästi ei osanud. Et siin on ikka paremaid. Et see ei ole väga hästi välja kukkunud. Soovitades justkui mul siis parem maal valida, mida tema seda maali nii kõrgelt enda meelest ei hinnanud. Aga mina jäin endale kindlaks ja see maal seisab tänagi minu seina peal. Ma arvan, et see on omal kohal ja see on just täpselt see, mida mul vaja oli. Ilmselt seal ei olnud kõik proportsioonid paigas ja kõigi reeglitega õigesti arvestatud. Kui ma vaatan seda, ma saan aru küll, mida ta mõtles, aga see ei tee minu jaoks seda maali kuidagi vähem väärtuslikuks, sest pilt ise kõnetas mind. Tänane kirjakoht. Efesuse kiri ja see tekst on esmalt mõeldud muidugi nii-öelda pagankristlastele ja sõnumiga just nimelt sellest lootusest, sellest muutusest, mis toob lootusega neile, kes justkui olid enne need ebavõrdsed või need, kes lati alla jäid. Toorat neil ju ei olnud ja kõike seda, mida ühel juudil pääsemiseks vaja oli. Ehk juba eelmine pühapäev natuke puudutasime seda teemat. Ja täna siis öeldakse, et kõik need, kellele see Jumala sõna pärale jõuab ja kes selle vastu võtavad, nemad saavad omadeks. Ei ole enam külalised, ei ole võõrad, vaid on need, kes on pereliikmed, need, kes on kodus, Jumala hoones. Ma arvan, et tihtipeale meil on soodumus luua kriteeriumid, mille alusel miski õige tundub või ka keda kristlaseks saab nimetada või mis on sobilik ja mis ei ole. Meie ise oleme siin alles Jaani kirikus kokku puutunud ühe üritusega seoses, kust tuli üsna palju kriitikat, just tõenäoliselt tänu siiski ajakirjanduse vaatepunktile. Ja neid, kes midagi sobimatuna nägid,
oli küllalt rohkesti, aga need olid need, kes ka kohal ei olnud. Ehk et arvamusi avaldada, hinnanguid anda meile meeldib. Eriti siis, kui me natuke kaugemalt vaatame ja päris kõiki mõtteid ei tea, siis seda enam tundub õige olema tihtipeale. Olgu see nüüd iroonia. Aga ma arvan, et samas selline kriteeriumite järgi elu on meile üsna tuttav ja omal moel ka vajalik meie turvalisuse tarvis. Ehk et selles maailmas, kus me elame oma piiridega maailmas, ohtlikus maailmas, lausa eluohtlikus maailmas, on teatud kriteeriumeid loomulikult tarvis ja me vajame teatud turvalisust. Ja me vaatame enda ümber, me loome endale maailma, mis on tuttav, mis sobitub kokku meie plaaniga, mis on meile hoomatav ja hallatav. Nojah, ja siis, kui me aga hakkame kahtlema, kas me seda maailma haldame, siis muutume me järjest kontrollivamaks ja tõenäoliselt mida rohkem meile ka võimu antakse, seda hullem lugu on. Sest et seda rohkem tuleb kontrollida, sest seda suurem territoorium tuleb katta meie jaoks turvaliste reeglitega. Aga algab see pihta pisikesest vaatest, sellest, kas ma näen enda ümber seda, mis mulle sisestab julgust ja rahu või mitte. Ja kui ma näen midagi kritiseerimisväärset või midagi, mida peaks muutma, kohendama, siis kui see sõltub teistest, annan ma hinnangu või püüan neid muuta, püüan neid sobivamaks teha. Ja kui see mul ei õnnestu, siis on mu ärevus veel kõrgem. Ja küllap siis ka pöörduvad nooled mu enese suunas, miks ma hakkama ei saa, miks ma ei õnnestu. Ühesõnaga, suunates tähelepanu teistele, kes peaksid mulle selle turvalisuse garanteerima, tekitan ma endale ebakindlust juurde, rahutust juurde, sest ka mina ei vasta nendele kriteeriumitele, mis oleksid ideaalsed või täiuslikud. Aga mida siis tähendab olla Jumala kaaskondne, olla tema pereliige? Jumal ei esita muid kriteeriumeid, vaid siin selles kirjakohas öeldakse, et apostlite alusele ja Kristuses ühendatud. Vanatestamendi tekstis, mida me kuulsime ka, kutsub Jumal prohvetit rääkima Iisraeliga, sellele vastupanijale. Millele nad siis vastu panid? Ei muule kui Jumalale. Millega? Sellega, et nad ajasid oma asja. Nad unustasid Jumala ära. Ja Jumal saadab prohveti kõnetama neid. Jumal soovib kontakti, dialoogi inimesega. Jumal saatis Kristuse samamoodi dialoogi inimesega. Aga dialoogi, mis näitas meile veel, et me ei pea muretsema. Hirm selle kaduva maailma piiride ees, hirm surma ees ei pea meid panema tegema asju paanikas ja murelikult. Ehk kodakondseks saades peaks meile tulema kaasa vabadus. Suhe Jumalaga loob vabaduse.
meist saavad kaasloojad. Looja kaasloojad. Koguja ütleb ühes kohas seal, kus ta need kuulsad aegantud öelnud on selle järgi, et Jumal on inimese südamesse pannud ka igaviku, ilma et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Südames olev igavik, mis on meisse loodud, igavik, igavene looming. Kui looming ja loomine toimub koos Jumalaga, siis see on piiride ajatu, piiride vaba ja ajatu. Aga see, mis Aadamat ja Eevat muretsema pani, riideid selga panema alates sellest vabast loomingust välja, oligi see, et nad hakkasid ise looma. Ja mis juhtub, kui me ise loome? Oma turvalisust, oma maailma. Siis tulebki see hirm nende piiride ees. Sest siis hakkame tahtma olla täiuslikud. Aga võib-olla Jumal ka oma kriteeriumite järgi ei ole täiuslik. Ja sellepärast ta loobki. Ehk nõnda lahendab ta seda oma ebatäiuslikkust. Mis meie jaoks on hirmutav, ei ole Jumala jaoks hirmutav, sest jätkuv looming ei ole tegelikult midagi, mille pärast peaks muretsema. Jätkuv looming, mis ei ole valmis, ebatäius, mis ei ole valmis, ongi tegelikult elu. Ja võib-olla see, mida meilt oodatakse ka siin tänases kirjakohas, et jõuda lihtsalt selle rahuseisundini, et elada elu. Kristuses oleme me ühendatud apostlite alusel, kes täna kuulsime ka Peetrusest, kes tunnistab Jeesuse messiaks, ehk tema nägi, tema uskus, tema võttis vastu Jumala. Ilma, et ta oleks kahelnud kas või ka selles, kas ta kõlbab. Jah, ta kahtles ka mõnelgi korral, aga selle koha peal ta ei kahtle. Ta on vastu võtnud messia, ta on Jumalaga koos. Ja kui meiega kahtleme, siis samas on oluline mäletada, et me oleme tegelikult osa sellest pühast hoonest. Me oleme osa sellest Jumala kodakondsete ringist. Kui me selle endale meelde tuletame, saavad meist vabad kaasloojad Jumalaga. Ja täius pole enam oluline. Peaasi, et see kõnetab meid endid, peaasi, et see kõnetab meie ümber olevaid inimesi. Jumalat kõnetame me nagunii. Sõltumata sellest, kas me sellest aeg-ajalt üldse aru saame või mitte. Jumalat kõnetame me kaasloojatena ikka. Nõnda siis soovin, et tänane meeldetuletus, mida ma pean endale ka ikka ja jälle meelde tuletama, kui kahtlema hakkan ja küllapki mõne loomingu oma tegudest, sõnadest või tegemata jätmistest kustutaksin ma mingil hetkel oma meelest hea meelega ära. Aga siis tuletab mulle jälle meelde Jumal, et see on osa sellest tervikust, mida tema loob. Ja kui see on tehtud armastuses, kui see on tehtud temaga koos,
selles häälestuses, milles Kristus maailma suhtus, milles Jumal maailma vaatab, siis ei olegi muret. Siis me võime rahus käia oma teed ja rõõmustada sellest elust sellisena, nagu ta on, olles elus. Eile ma saatsin igavesele teele ühte 3-aastast väikest tüdrukut, keda ma haiglapalatis korduvalt vaatamas käisin. Tema seis oli päris pikalt üsna kehva. Aga üks imetlusväärne omadus oli tal. Vaatamata sellele ükskõik kui valus tal ei olnud, kui paha tal ei olnud, oli ta ikka rõõmus, kui keegi tuli, keegi temaga midagi tegi, mängis, kaasa rääkis, arutles, luges. Kui ta sai teha neid asju, mida tema tahtis. Rohkem polnud rõõmuks vaja. Ja ema ja isa jutu järgi veel mõned minutid enne surma naeratas ta ja näitas keelt. Aamen.